See peatükk, mille te avasite, on pealkirjaga Enesehoid ja tööheaolu. Vaimne tervis on sotsiaaltöötaja kõige suurem varandus. Sotsiaaltöötaja tööelus on iga suhtlusolukord ja kohtumine inimestega ainulaadne, kordumatu ja ka võrreldamatu. Ja see on vaimne pingutus. Et sellise vaimse pingutusega hakkama saada, ongi vajadus pöörata tähelepanu enesejuhtimisoskustele, enesehoiule ja tugevdada oma psühholoogilist kapitali. Enesehoid hõlmab endas oma kehalise tervise ja vaimse tervisest hoolitsemine. Kehalist tervist vajame selleks, et vastu pidada pikki tööpäevi ja pingelisi vestlusi. Vaimne tervis on oluline, et meil säiliks hea enesetunne tööd tehes. Kui me räägime psühholoogilisest kapitalist, siis psühholoogilise kapitali juurde kuulub 4 elementi. Säilenõtkus ehk siis vastupidamine keerulistes olukordades, enesetõhusus, optimismi hoidmine ja lootusrikkuse hoidmine. Enesejuhtimine on kõige rohkem seotud toimevõimekuse ehk siis agentsusega. Ja toimevõimekus sisaldab endast 4 oskuste komplekti. Esimene nendest on enese organiseerimine ehk siis võtta ennast kokku ja hakata toimetama. Teine on enese reguleerimine, mis tähendab seda, et kui selgub, et on vaja teha teisiti, siis reguleerin oma käitumist ja mõtteid. 3. oskuste grupp on reflekteerimine. Reflekteerimine tähendab siis enda sees olevat protsessi, et ma panen tähele, mida ma mõtlen, mida ma teen, kas see aitab mind, kuhu see mind viib. Ja kui selles protsessis selgub, et on vaja korrektuure teha, siis on vaja appi võtta proaktiivsus, ehk siis teha midagi teisiti, enne kui asjad lähevad mitte soovitud suunas. Nii et need 4 oskust on väga olulised. Lisaks on peatükis veel üks teema ja see on enese kaastunne. Tundub lihtne pealkirja mõttes, aga sisu mõttes on see väga oluline ja alati mitte lihtsasti tehtav. Ehk siis meil jagub kaastunnet teistele inimestele, aga sotsiaaltöötaja jaoks on küsimus, et kas kaastunnet jagub ka endale. Et kas ma suudan olla lahke, soe ja mõistev enda suhtes nendes olukordades, kus ma tean, et ma olen läbi kukkunud, tunnen häbitunnet või kogen ennast haavatavana. Selle tuleks tähelepanu pöörata, sest inimlikud kannatused on ühisosa nii sotsiaaltöötajatel kui ka klientidel ja me suurendame oma mõistmist enda ja teiste suhtes. Et lõpetuseks ma soovin, et igal ühel jätkuks kannatlikkust endast hoolida ja teistest hoolida. Aitäh!